Guess where we're at? Estonia. Yeah, we're in the middle of freaking nowhere actually, but we're going to actually scavenge some parts for Mr. Anspance's Girovich here, so we should be arriving very soon, and I kind of know where this place is. In 600 meters, keep He left. doesn't know. What? Okay, we're gonna go straight now where that sign is. Hallelujah. Hallelujah, we're Keep going to left. be. In 200 meters, turn left. Take the next left. Are you sure? From here? Nope. There should be like these huge. Continue for 2 kilometers. What? Nope, peaks olema parema kaarallide juures kuskil. Näed, siin on midagi. But I'm not sure if this is the place. Yeah, there's something here, but helista. Töö käib. Jep. Tegib igal juhul. Oh yeah, that's the right place. Oh, siin on Vene tehnikud ka vast. Seal oli 150 seisis. Yep. Yellow Belarus tractor, what the hell? Ära veespoolde veel paneme, sest me ei luba vast panna, see tunge sismet tegi see juba pildista, seal panime ja me ei taha ennem panna, kui täielikult valmis, siis Ants paneb selle ajaloo ehituse ja kõik korraga. Ei muidugi. No ma ei tea, ega meil villakorjust praegu ei tee midagi. Ei muidugi. Mingi paar kuud last ikka või? Jah. Ärge veespoolde selle reklaami. Ei, sinna ei mul... Siin nende teiste härradega, kes siin vana traktori omanikud, et enne me põnev liikuma saame käivituse momenti ja... Näed, siin on samas no koba, näed. No sellega vea peame, jah. See on paak nii suur taga. On. Kusjuures mul on sellise vana mingid mootorisaaled veel seisavad kuskil pakendi sees. Need on 800 pood jampskud. Aga need on mingid erinevaid, et mingil varemal pidi teistsugused saaled on päris esimesel jamsil. Mulle näitas üks mees seda vahet, aga ma ei ole austust olen midagi teinud ka praegu. Raam on muidu sama nagu... Ei ole, raam on teine, vaata kus on, vaata mitu liigendit. Väiksemad. Jaa, hoopis teistsugune. Väiksemad. Näed, siin on see asi, 12, ümber üliti, jah. Aga näed, kus tal akud käivad, siin akukassid on originaalid kõik. See on täis originaalmasin, need suunakad on ka veel originaalid. No see summutin juba maksab midagi, noh. Istmed on uued, lagi on tegemata veel. Vaata sisse korra. Mina ei ole sellise, ma olen selle uuemaga sõitnud. Äge töö tehtud. Niisuguste masinaga tööd teha ei tohi. See ei ole nagu väga töösõbralik. Ei ole. Ma vaatan, mul peaks vist neid valgeid kellasid kuskil olema, aga ma ei tea, kas nad selle või on neile massi omad. Ei, mul on üks on kabiin on veel tagavara. No siis ei ole hullu. On neid ostud kokku kuradi mootorid ja... Vaata. Ära Facebooki pane veel, jah? Mul ei ole nagunii Facebooki. Pärast kui meie paneme, siis võid panna sinna vanadesse traktoritesse. Minul ei ole nagunii seda Facebooki, nii et mul on sumal suva. Minu veel näed, see puldist käepida, mul on tegemata võtsin uue materjali. Ma ei teha ja lakkida veel. Ega äge. Aga mis mootori selle peal on? Sama. 238 või? Jaa. No ma kujutan, et nüüd küljeplekki on juba päris raske leida sellele. Ei ole neid saada kuskil. No need on kõik minema loobitud või on kõverad või pole üldse enam olemaski. Äge. Näed, siin on ka tehtud see modif, siit on ära keeratud, pandud poldi peale. Jaa.
ta läheb puruks, jah, ta läheb puruks lihtsalt see tikk polt, midagi teha ei ole. Nii väike polt ka seal sees. Kuule, starter on küll suurem, mis meil on sama. Ei ole sama. Sama starter on, aga noh, vitsaga starter, noh. Vaata, kuidas tal on see õhupuhasti asi, hoopis teistmoodi. Siin ja seal on süklonid ja. Sellel ei ole sellist kasti enam filtritega, see on see vanem variant. Nii käis värvimata. 30 liitrit on värvi läinud, kurat. Tõin üks päev juurde, peab need ära värvima. K700 version. Me oleme siin teda ehitanud ikka, jah. Vinge pilt. Ei, ta tuleb. Tuleb. Iga kolmas läheb mööda. Mis sa räägid? Iga kolmas löök läheb sul praktiliselt mööda. Ega ma olen tunne. Näed, said kätte lõpuks. Jop. Teisi saab ise teha. See oli niisugune asi, kui tõstad üles, siis paned selle kahe kinni, siis ta jätab jäigaks. Siis ta enam ei vaju alla ega ei tõsta üles sul. Ega siit nagu ei olegi vist rohkem, on ju? Ma ei tea, aga meil, ma arvan, rohkem ei vaja. Teist kroonsat meil vaja ei ole vist. Las teine jääb mõne teisele, kui teil teine terve on. Jah, las ta olla pigem. Ei ole mõtet Tõesti. Ma mõtlen, et Pärast viskad vana rauda. kuule, mul on need on nagu jumala niimoodi nagu propelleris, aga need on nagu otse. See jupp. Jah. Aga mul on jumala propellerid. No mis ei tee? Sul on siis otsast ka viltu asjad või? Asjad on ka Kõik on jumala viltu. Asjad vaata eri suundad. Jumala, igaüks vaadab eri pidi. Ilusti püsti asjad, mul istub niimoodi külg all. No ta on kuskile selle otsaga vastu sõitnud ja siis on kõik ära kõverdanud lihtsalt. No kurat, toda annab kõverda. Ma ei tea, no mis kuradi... No kui ta selle kõveraks puru lükkas sul selle pinkuti või selle juba. Las nood olla praegust vast. Ma arvan, et Kurat, toda mutrit annab lahti. ei, tota sa ei võtagi ilma gaasita lahti. See on nii ränk, see peab gaasiga lõikama lausa või kuumutama, see ei tule niisama ära elu sees. Võib-olla äkki nad ongi niimoodi disainitud, äkki mingisugused teistsugused kinnitud. Need peab erinevad olla. Esialgu Ei oska öelda. alati saab tagasi tulla. Tastab praegust olla. No vaata, tee filmid ära, näed. Mis siin on. Proovi. Mugav on äge. Kuulsid, kui ta? Ma kuulsin, hambad tahad faasimist saada natukene. Ei tea, võib-olla... See hammaste, mul oli sõbral sama viga. Kulub ära pärast. Ei, asi on see, et see starterihammakas ja on, seda ei ole faasida, vaid seda, mis ooratab ja need on vaja natuke faasida ja siis ta läheb täpselt peale. No jah, temal on ju siit poolt on ju jah, see. jah.
mul oli sõbral täpselt sama probleem. Sealpool on terav serv. Kassi õiega. There's an interesting machine here. I think this one my friend bought new. He'll tell. And this is they built back in 2000, I believe, 15, 16. So this is basically a Belarus with a, I believe, Valmet backhoe. So this is an interesting one. Holy hell, this is so huge. Yeah, I think it's a Valmet J610S. So basically, yeah, it's huge, but you know, this does all the digging job basically. This is a lot bigger. But also, like, one of the reasons why they built on a Belarus, not with the other machines, is parts availability is better. Just for the sake, you know. Because on some of these tractors, you know, they're just like antiques on wheels. Can't find anything to them unless you go someone else's, you know, junk pile. Yeah, that's kind of one of their main works. A lot of weights. Oh yeah, definitely good machine. What a successful road trip. Isn't that right, my man? Yeah, pretty close. I mean, we got some rare Kirovich parts. I don't know how much rare they are, but that was some interesting things on someone else's property where I haven't been. So yeah, there was a lot of stuff in there, but might go back in the future. Do know that depends on other things. So we'll be heading back home, and that would be it for this video, I guess. So stay tuned for more shenanigans. Bye.